nii, ja nüüd siis on Martin van Grevelt sõjamängud gladiaatoritest gigabaitideni. Järgmine osa, 2 mängu teine osa, teine pool, mängud ja gladiaatorid ja mängud pealvaatajad ja valitseja peatükk. Ja alustame. Kõigepealt, kõige tähtsam, ükskõik kes gladiaatorite mängud ka välja mõtles ning ükskõik milline oli nende algne otstarve, ei ole mingit kahtlust, et tegu oli väga populaarse ettevõtmisega. Roomlastel ei olnud massimeediat ega võimalust võitlustest teleülekandeid teha. Sellele vaatamata ei ole ajaloos olnud ei enne ega pärast midagi, mis oleks populaarsuselt nende mängude lähedale jõudnud. Üks, kes seda vahetult koges, oli näitekirjanik Terentius. 160 aastal enne Kristust tulid katkestada tema komöödia Hekyra ja siis ma ettekanne, sest rahvas lahkus massiliselt teatrist, et tõtata vaatama lähedal asuval Rooma foorumil toimub gladiaatorite võitlusi. Nimetatud väljak oli kogu linna suurim vabaõhulava. 1,5 sajandit hiljem väitis arhitekt ja linnaplaneerija Vitruvius koguni, et põhjus, miks Rooma väljakud on erinevad Kreeka omadest pikliku kujuga ja vähem kaunistatud, peitub selles, et jutumärgid meie esivanematelt päritud tava kohaselt peab väljakutel saama pidada gladiaatorite vaatemänge, jutumärgid lõpevad. Sellest lähtuvalt soovitas ta väljakute rajamisel eelistada teatud kindlat liiki sammastikke. Alati, kui gladiaatorite mängud aset pidid leidma, reklaamiti neid igal võimalikul moel. Selleks palgati eraldi kirjatundjad, kellele anti ülesanne eelseisvate võitluste üksikasjad tahvlitele üles tähendada, misjärel nad paigutati strateegilistesse asukohtadesse, linnadesse viivate teede äärde. Ühelt säilinud tahvlit võib lugeda järgmist. 20 paari gladiaatorid, kes kuuluvad D. Lucentius Sater Valensile, Nero Caesar Augustuse eluaegsele preestrile ja 10 paari gladiaatorid, kes kuuluvad tema pojale D. Lucretius Valensile, asuvad võitlema Pompeis 8., 9., 11. ja 12. aprillil. Lisaks toimub metsloomade jaht, nagu see seadusega lubatud. Istekohad on kaetud varikatusega. 79. aastal, mil Pompei hävis, katsid selle hoonete seinu sarnased kuulutused, millest mõned rääkisid juba aastaid varem aset leidnud mängudest. Samasuguseid teavitusvõtteid kasutati ka teistes linnades. Amfiteatri sissekäigu juures müüti lisaks kavasid libelli munerarii, kus oli kirjas võitlema asuvate gladiaatorite nimed. Neil kasutati ühtset süsteemi üksikvõitlejate varasemate saavutuste tähistamist, ühtset süsteemi. Siis V oli Victor ehk võitja, M aga Missus ehk võitleja, kes oli küll kaotanud, aga võidelnud siiski nii hästi, et suutis areenilt elusana lahkuda. Iga tähemägi kõrval oli ära toodud number. Ringe kasutamiseks ei olnud kavalehel märgitud seda, kes kelle vastu võitlema asub. Nagu tänapäevaste elukutseliste maadlite puhul tõi soov vaatemängu võimalikult elamislikuks muuta siingi kaasa selle, paljud gladiaatorid kandsid kummalist rõivastust ning ebatavalisi relvi. Selle tulemuseks oli suur hulk erinev võitlustehnikaid. Mõned neist rõhutasid võistleja jõudu, teised väledust. Niisugust eksotiliste relvade nagu võrgu ja lasso oskuslik käsitlemine ei olnud sugugi väike saavutus. Võimalike kombinatsioonide hulk võitlejate paaride moodustamisel ulatus 10-tesse. Tõenäoliselt 8 paari 10 olid sellised, kus vastamise asusid erinevad tüüpi gladiaatorid. Paaride moodustamine ei olnud sugugi lihtne ülesanne. Vastased tuli valida nii, et igal üksikvõitlejal või võitlejate grupil oleks võiduvõimalus, sest vastasel juhul oleks võitlus lõppenud veel enne, kui see alati jõudis ning publik oleks asja vastu peaaegu huvi kaotanud.
Sarnased kaalutlused seletavad ka ehk seda, miks suur osa gladiaatorid kandis küll kiivrit ning mõningaid jala- ja käekaitseid, aga jättis erinevalt jutumärkidest päris sõduritest rinna kaitsmata. See kehtis isegi hoplomassuste kohta, kelle nimetuse aluseks olev sõna hoplond tähendab ometi turvisrüüd. Tõenäoliselt taheti sel moel kaitsta kõige haavatavamaid kehaosi nagu pea, käed ja jalad, mille väiksemgi haavamine võis võitlejat tõsiselt vigastada ja võitlusele kas lõpu teha või siis selle ebahuvitavaks muuta. Lisaks on väidetud, paljas ülakeha võimaldas võitlejatel paremini liikuda ning andis ühtes peavaatajatele paremini pildi haavadest ja neist vooluvast verest. Ning vähem oluline pole ehk seegi, et paljarinne näitama muutis niigi testosteroonist pakutav vaatemängud veelgi seksikamaks. Roomlased sundisid siiski kõige kergemalt relvastatud võitlejad kandma nahast ööd, mille külge oli kinnitatud niudekate. Need rikkalikult kaunistatud niudevööd tõmbasid tähelepanu suguelunditele ja samal ajal ka varjasid neid. Siiski ei sisenenud Rooma gladiaatorid areenile kunagi ihualasti, nagu seda tegid Kreeka sportlased. Palavalt toodetud võitlused ja luutused mõjutasid oma rütmiga ka inimeste igapäevaelu. Mängud toimumise päeval kogunesid amfiteatrisse nii mehed kui naised. Gladiaatorite võitlused ise võtsid palju vähem aega kui vaatemängu kõik ülejäänud osad, näiteks hukkamised, jaht ning erinevad meelevahutuslikud etteasted ja spordivõistlused. Mida oma populaarsusest jätsid võistlus kõik muu varju ning sellele vastavalt jäeti need päevad lõppu. Gladiaatorid olid igapäevane kõneteema ning neid kujutati arvutul hulga seinamaalinguid. Niisuguste piltide tegemisega olid seotud terve tööstusharu. Raha võis teenida juba sellega, et mõne gladiaatorit maaliti ja maali avalikkus näidati. Plinius vanem väidab koguni, et jutumärkis paljude põlvkondade vältel jutumärgid lõppevad sai just seesugune kunst suurima huvi osaliseks. On teada, et kui inimene nägi unes, et on gladiaator, kutsuti kohale asjatundjaks, pidi unenäo tähendust selgitama. Gladiaatoriks olemist mängisid lapsed. Eelkõige retoorikud ja juristid võtsid mõned areenilt pärit terminid kasutusele igapäevakeeles. Teeme edasi. Läksin natuke edasi. Cassius Dio on väitnud, et on pealt teinud mitmeid võitlusi, milles Commodus osa võttis, nii et tegu on lihtsalt väikese mänguga. See oli igati mõistlik, kuna ilmselgelt tuli olla äärmiselt ettevõtlik, et ei tema ega mõni teine keiser sel moel viga ei saaks. Lisaks sellele, et meil ei ole ühtki tõendit tõeliste võitluste kohta, kus oleks osanud mõni keiser, on raske ette kujutada, kuidas keiser oleks saanud endale lubada võimaliku kaotusi ja vastase võitu. See on muuseas üks neist probleemidest, millega on lisaks Rooma gladiaatorite võitlustele pidanud tegelema kui mitmed teised sõjamängud. Nii ammused kui ka tänapäeva ajaloolased on pead murdnud selle üle, mis võis keisrit motiveerida võitlusse osalema. Mõned neist nagu Caligula ja Commodus on neid tõenäoliselt rohkem kui ainult natuke hullud. Vähemalt nii on neid kujutanud mitmed allikad, eriti esmaklassiliste ajaloolist, näiteks Cassius Dio enda kirjutatud tekstid. Sel juhul võiks nende osalus gladiaatorite võitlust näha lihtsalt jätkuma teistele nende nii areenilt kui ka mujal sooritatud veidritele tegudele. Caligula tegi kõik selleks, et tõestada oma häbitust ning seda, et on kõigeks võimeline. Nii ei pane ehk lugejat imestama ka see, kui mees, kel oli kombeks teiste meeste naisi üle lüüa, nendega magada ja siis avalikkuse ees nende oskusi kommenteerida, võis tormata areenile käes päris mõõk ning joosta ringi vastaste keskel, kelle mõõgad olid tehtud puidust. Commodus läks aga veelgi kaugemale. Allikad räägivad, et kui pealtvaatajad ei oleks oma elu pärast kartnud, oleks nad keisri saavutused valju häälega välja naernud. Kord olevat ta käskinud areenile ilmuda inimesel, kes oli õnnetuse või haiguse tagajärjel kaotanud vasaku jala, andis neile relvadeks pesukäsnad ning tappis nad seejärel raske nuiaga. Nii edasi, näitamaks, et temast oli tõepoolest hispaanlane saanud.
astus keiser Karl V kord võitlusringi, kus ta kordi kus härja tappis. Palju aega hiljem joonistas see sündmus üles Francisco Goya. Võis olla, et osa Rooma keisreid astus säärase vaatemängudel üles sellepärast, need kehastasid kõike Rooma pärast. Cicerol, kellest paremat sotsiaalse ja poliitilise elu jälgijat ei saakski tahta, ütles nende kohta. See lõputu tunglev rahvamass ja Rooma rahva üksmeelne väljendus jutumärkides Sisse. Kui mõninga kahevõitluse vormid välja arvata, on suur osa sõjamäng ja suure osa ajast teinud kõik selleks, et piirata kannatanute arvu. Just see oli pealmine aspekt, mis sõjamänge päris sõjast suurel määral eristas ja nende pidamise üldse võimalikuks tegi. See aga ei kehtinud Rooma kohta, kus gladiaatorite mängud, aga loomulikult ka hukkamised ja loomajahid olid rahva jaoks paeluvad just suure verevalamise tõttu. Tagamaks, et verd tõepoolest ka valatakse, eelnes igale võistlusele spetsiaalne tseremoonia, mille käigus uuriti põhjalikult ja avalikkuse ees relvade kvaliteeti. Jätkame. Kuid eeskätt olid vanad roomlased valimklassi teadlikud keisrid teist kõrgemate ühiskonnakihti esindaja mõistis eriti selgelt nende privileegid sõltusid suure määra sellest, millise mulje nad suutsid jätta endast alamatele. Nimetasid asjaolu kõrgemas seisus mehed gladiaatorite võitlesid perverssuseks. Näiteks 3. sajandi alguses tegutsenud kristlased kirjanik Tertullianus rakendasid vaid harvadel juhtud tõusev meetmeid selle takistamiseks. Selles osas sarnasid mitme varauusaegse valitsejaga, kes küll duelli korduvalt ära keelasid, et ei suutnud või soovinud neid siiski lõplikult kaotada. Samas näib, et alamklassi läinud ülikutel eriti korda ning nende osalusvõistlustel ei tekkinud mingit pahameelt selle kohta, et tavainimesed juhtisid olema vastu oma klassi esindajate omavahelisele tapmelisele pealtvaatajate. Lõpuks on neid üksikuid teateid. Mõnedel roomlastel oli isegi kombeks paigutada oma innestamisruumidesse mosaiike, mis kujutasid gladiaatorite mänge ning asetada need nii, et külalised võiksid neid näha ja imetleda. Kõik see annab põhjust uurida, miks gladiaatorite mängud sellegipoolest alla käisid ning lõpuks täielikult kadusid. Allakäik lõpp ja pärand, järgmine osa. Üks peamine põhjus, miks gladiaatorite mängud manduma hakkasid, oli tõenäoliselt see, et nendega kaasnesid üüratud ja üha kasvavad kulutused, mis tulenesid editoride omavahelist konkureerimist mõjuvõimu ja populaarsuse pärast. Need sarnasid suuresti maailma eri paigus tuntud tavaga korraldada võõrustajad jõukuse näitamist pidulik söömaaeg, mille käigus lõhutakse sihilikult võõrustaja vara, et näidata, kes on jõukam ja heldem. Seneca sõnul heidavad rikkad gladiaatorite koolidesse kõik kõige nägusamad, kõige paremas võitlusvormis mehed. Eespool mainitud Nikolaus Damaskusest räägib samuti rikkas mehest, kes nõudis oma testamendis, et ta kõige parem välimuse korjad tema matustel üksteisega võitleksid. Kahtlemata on ka neid, kes ka kõige raskemateks majanduslikes tingimustes sees kombest jätkuvalt kinni peavad, et varjata sel moel oma ainelist kriitsikust. Pikemas plaanis saab seda teha üksnes siis, kui asjad on tõepoolest hästi. Augustuse surm ei tähendanud siiski Rooma impeeriumi laienemise lõppu. Tiberius liitis keisririigiga osa Germaaniast ja Claudius anastas Britannia kuni Šotimaa lõunapiirini välja. 2. sajandi algus vallutas Trajanus Traakia ja ajutiselt ka Mesopotaamia ala kuni Pärsia laheni. Lisaks sellele jätkus suurem või vähemal määral rahumeelne maade liitumine Roomaga selle klientriikide allaneelamisega. Seejärel püsisid riigipiirid muutumatuna. Ma nimelt lõpetanud ja head aega õnneks kuute videot. Ja see oli sõjamängu gladiaatoritest gigabaitideni. Jätkame. 1972 aastast avates Ameerika antropootriatsi kriitsema ääretu mõjukas ja sügamäng märkmad pali kukevõitluse kohta. See tema 1950 aastat läbi viidud välitööde tugevnev kirjutis mainiaga peab korda kukevõitluse endid. Ja nüüd siis lõpp.